ei saa osaleda või soovib hiljem ka järgi vaadata, siis paneme selle salvestuse kodulehele ülesse ja on võimalik sealt järgi vaadata. Kõik ütlevad, et Ja peab ära kuulama. Palun siis kõigil vaadata, et teil mikrofonid oleks kinni. Kui soovite, võite ka ekraani kinni panna. Ja küsimustega teeks siis niimoodi, et jooksvalt on võimalik siia chati aknasse neid sisestada. Nüüd mu hea kolleeg Gea Kiiver on mul taustajõuks, näitab võib-olla ka jooksvalt midagi seal vastata, aga olen plaaninud ka seda, et jaganud selle tänase päeva siis nii-öelda 2. Nii. Ja anna mulle korraks märku, kas mu slaid liikus edasi, et vajutasin mu õiget nuppu. Tänased teemad on ees. Väga tore, aitäh. Ja jagasin siis tänase päeva, selle 1,5 tundi natukene ümber võrreldes sellega, mis algselt oli päevakavas ja struktureerisin niimoodi, et kõigepealt räägiks siis huviringide laagritest. Ja enne kui õppeprogrammide juurde minna, teeks selle ploki küsimuste-vastuste vooru vahepeale kohe ära. Ning teise plokina siis räägiks õppeprogrammidest, samamoodi toetuse tingimused, kuidas taotluse sisestamisel, mis on need olulisemad asjad, natuke ka hindamisest, otsuste tegemisest ja elluviimisest. Ning olen palunud ka Maarik Männili teile tutvustama õppeprogrammide kvaliteedi hindamist. Nii et tema saab ka teile täna siis täiendavat infot sellel teemal jagada. Aga siis liigume edasi. Nüüd nii huvikoolide, huviringide laagrid kui ka õppeprogrammidel osalemiseks toetused on meil see raha tuleb siis keskkonnatasude seadusest riigieelarve kaudu ja tegevused on siis keskkonnateadlikkuse programmi alt, et sellepärast tõin siia juurde ka selle programmi eesmärgi. Kõik tegevused, mis siit alt tehakse, nii laagrid, teemad kui ka õppeprogrammid peavad olema siis kooskõlas selle eesmärgi ja nende tegevustega. Aga lähme siis täpsemalt juba ühe teema juurde, milleks on siis huviringide laagrid. Selle aasta veebruaris sai kinnitatud uuendatud keskkonnahariduse ja teadlikkuse tegevuskava ning juba eelmises versioonis oli sees nii-öelda süvahuviga õpilaste täiendav arendamine ja toetamine. Ning sellest lähtuvalt, et kuna see on sees ka uuendatud kavas, tegevuskavas, siis oleme seda tegevust natukene ümber teinud ja ühest küljest sihtrühma kitsendanud, teisest küljest laiendanud. Ja sellest voorust siis saab taotlejaks olla kas kool, huvikool või keskkonnahariduskeskus. Ja tingimus on sealjuures see, et neil peab olema nii-öelda toimiv huviring. Nad peavad andma süsteemselt loodus- või keskkonnavaldkonna huviharidust või huvitegevust. Et eelmine voor sai ainult huvikool taotleda ja siis oli nõue see, et tal peab olema registreering. Et nüüd, kuna me toetame nii huviharidust kui tegevust, siis seda EHIS-e registreeringut kindlasti tingimata olema ei pea. Aga ikkagi see toetus on suunatud siis nendele lastele, kes siis sellisest pidevast huviringist osa võtavad. Olgu see siis kooli juures, huvikooli juures või keskkonnahariduskeskuses. Aga seda ei ole täpsemalt ka ette määratletud, et
kui tihedalt see huviring koos peab käima või kui palju seal lapsi tohib olla või peab olema. Siis samaks on jäänud laagri läbiv teema, milleks peab olema siis looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine, et see on ka kooskõlas siis selle kogu programmi eesmärgiga. Ja mis laagrite toetuse juures on päris uus sellest voorust, on ühikuhinnapõhine toetus. See tähendab, et nii nagu me õppeprogrammide puhul oleme tegelikult juba rakendanud, siis nüüd on ka laagrite puhul, et on kindlaks määratud summa ja see on 30 € päevas ühe õpilase kohta. Ja seda siis, et siis ei pea meile näitama ka täiendavat omafinantseeringut, et enne oli vähemalt 25% pidi omafinantseering olema. Et nüüd siis seda osa meile näitama ei pea. Ja tegevused ja kulud on abikõlblikud. Põhimõtteliselt oleks võinud laagritega pihta hakata juba sellest esmaspäevast. Ja aga otsus tuleb meil tõenäoliselt juunikuus, nii et kui te enne otsuse tegemist ei soovi pihta hakata, siis see kas selle suve laagrid või järgmise suve või siis ka talvel, et tehakse ka talvelaagreid. Et kuni 24 kuud alates otsusest. Ja kuna täpne kuupäev ei ole hetkel veel teada, see sõltub sellest, kui palju taotlusi meile esitatakse ja kui kiiresti me hinnatud saame ja otsuseni jõuame. Ja kogu selle tegevuse vooru eelarve on 65 000 €. Nüüd natukene taotlustest endist, taotluskeskkonnast ja mis on need võib-olla olulisemad nüansid selle toetuse juures. Oleme keskkonnaprogrammiga teist aastat juba siis e-toetuste keskkonnas ja tuleb taotlus seal esitada. Üks oluline asi, mis siin on, et kui te sisse logite ja alustate uut projekti, uut taotlust, siis esimese asjana tuleb taotlusvoor valida. Ja sellega olla siis väga tähelepanelik, et kindlasti saaks õige taotlusvooru nimetus valitud, sest seda pärast hiljem enam muuta ei saa. Ja kui esitada taotluse ära enne, kui on taotlusvooru tähtaeg ja see avastame, siis teil on võimalus küll päris otsast peale uus taotlus teha ja esitada, aga kui see on juba peale tähtaega, siis enam midagi teha ei olegi ja peame taotluse mittevastavaks tunnistama. Et kuna selle vooruga on seotud ka kõik need taotluse väljad, mis siis tekivad, siis selle osas jah, tuleb vaadata, et õige vooru nimetus läheb. Mis taotluste ütleme need laagrite taotlused, sellele ei ole mul tehtud nüüd eraldi taotlusjuhendit, aga meil on selline üldine taotlusjuhend, kuidas e-toetuste keskkonda taotlusi sisestada. Ja see on meil kodulehel üleval. Huviringide laagrite toetus kajastub keskkonnateadlikkuse programmi all ja sealt saab selle siis leida. Aga mõned olulisemad asjad, millele tähelepanu pöörata, ma siis toon täna ka välja, et päris üksipulgi ei vaata. Kindlasti tuleb taotluses välja tuua võimalikult põhjalikult siis laagri tegevuskava. Seda nii teema lõikes kui aja lõikes kui ka koht. Ning kui nüüd ühes taotluses on mitu laagrit, siis iga laager eraldi ja iga laagri juurde ka osalejate arv. Korra võib-olla täpsustan veel, et mida me siis laagri all mõistame. See peab olema vähemalt 2-päevane, aga ta ei pea olema ööbimisega.
et võib olla ka nii-öelda linnalaagri tüüpi laager, aga kindlasti jälgida, et see oleks selline, kogu laager oleks siis selline ühtne tervik, et ei oleks niimoodi, et üks päev, sõidetakse lihtsalt ühte kohta ja teine päev sõidetakse teise kohta ja kolmas päev kolmandasse kohta ja mingisugust sihukest väga head otsest seost, nendel päevadel ei ole, et siis selline tegevus tõenäoliselt raha ei saa. Et ikkagi tuleb ta siduda ühtseks tervikuks ja kindlasti peab olema kogu laagril ka ühtne õpiväljund, keskkonnaalane just. Ning sihtrühma kirjelduses tuua siis ära iga laagri kohta eraldi, et millise huviringi õpilastele see konkreetselt mõeldud on. Kui te e-toetuste keskkonnas taotlusi sisestate, siis ma kindlasti soovitan vaadata neid küsimärke, mis on lahtrite kõrval, sihukesed sinised küsimärgid. Sealt on alati võimalik leida ka täpsemat infot, et mida me mingi lahtri all ootame, et te seal kajastaksite. Nüüd, kui mõnikord tekib võib-olla küsimus, et mida ma siia nüüd ikkagi täpselt kirja pean panema, siis vaadake sealt küsimärgi alt esimese asjana järgi. Ehk saate esimese info kohe sealt kätte. Ja palve on siis, kui te seal projekti piirkonda, seal on küll projekti kasusaajate piirkond, kui te seda märgite, siis palun märkida asukohaks piirkondlik ja maakond siis taotleja asukoha järgi. Ning näitajate lehel on meil ette seadistatud 3 näitajat. Ja siis täitke neid ära ja täiendavaid lahtreid või täiendavaid näitajaid ise juurde lisama ei peagi. Ja kui siis olete vahepeal seal liikunud lehtedel vahel või vahepeal läinud ka kuskile, teinud midagi muud või mõni teine päev võtate taotluse uuesti ette ja tahate muuta, siis lehe paremas nurgas on alati see avaandmed muutmiseks. Et seda vahest ei leita ülesse, et seda vajutada, siis saate muuta teksti ja muid näitajaid. Natuke lähemalt selgitaks siis seda eelarve täitmist nüüd ühikuhinnapõhisel lähenemisel. Et kahjuks ei ole see süsteem nüüd nii kaugele arenenud ja tõenäoliselt, et ta ei lähe ka niimoodi, et saakski ainult selle eelarves ainult ühe lahtri, ühikuhinna lahtri täita. Et kui need on ikkagi väga-väga paljude toetuste peale mõeldud, siis jäävad sinna juurde ka muud asjad. Aga kindlasti tuleb siis teha märge 2 ruutu. Kulud on hüvitatavad standardiseeritud ühikuhindade alusel. Sihuke pikk ja lohisev nimetus, aga saate siit järgi vaadata, kuhu see märge siis täpselt teha tuleb. Ja kuna me siis omaosalust selle toetuse juures samuti näha ei taha, et siis toetuse määra juurde pange ka linnuke, et kõigil tegevustel sama. Ja hinnapakkumisi ega eelarve seletuskirja samuti ei pea nüüd nende toetuste puhul lisama. Enda jaoks muidugi on isegi soovitav võtta, et enda jaoks ikkagi tehke see eelarve. Kas või see, et teada saada, et kui palju te peate kuskilt mujalt vahendeid ikkagi juurde saama. Et meie jaoks ei pea küll näitama, aga et oleks endal hea ettekujutus. Ja kuidas see lõplik toetuse summa siis arvutada? Selleks tuleb vaadata osalejate arv kokku, laagripäevade arv kokku ja korrutada see 30-ga. Et siis saab selle
selle summa, mida saate KIK-i käest küsida. Kui te nüüd neid osalejate arvu arvestate, et kindlasti mõelge hästi läbi, kas või ja kui palju seal on võimalikult reaalne, et neid lapsi tegelikult ka laagrisse tuleb, et kuna me viimase väljamakse teeme reaalselt osalejate pealt, et siis alati muidugi võib olla ootamatusi ja äralangemisi, aga et ikkagi oleks võimalikult täpselt teil läbi mõeldud ja arvestatud, et kui palju neid osalejaid on. Ja siis tuleb see summa märkida 2 kohta ja toetuse määraks siis jälle 100, et omaosalust näitama ei pea. Ja nüüd kindlasti seal lehe all tuleb siis ka see ühikhind ära näidata ja ära märkida, et seal on lahter lisaühik, see on selle eelarve lehe kõige lõpus ja sinna siis ühikute arvuks märkida osalejate arv korda laagripäevade arv. Et ärge ehmatage, kui ta seal siis abikõlblikku summat näitab ikkagi 0, et kokku ta seda jälle ei arvuta, aga vaadake, et teil oleks õige ühiku arv seal toodud. Ja siis niisugused olulised punktid laagrite puhul ongi kõik. Kui nüüd taotlus on KIK-i esitatud, siis laagrite puhul toimub meil ka nii-öelda 2 etapis hindamine. Üks on vastavushindamine, mida teevad siis KIK-i projektikoordinaatorid ja teine on sisu hindamine, milleks on siis kokku kutsutud eraldi sisu hindamise töörühm, kuhu kuuluvad erinevatest asutustest inimesed, on Keskkonnaministeeriumist, on Keskkonnaministeeriumi allasutustest, on Haridus- ja Teadusministeeriumist, on ETAG-ist ja seal siis hinnatakse 4 hindamiskriteeriumi järgi neid taotlusi. Et need on siuksed üldised ja kõigile taotlustele keskkonnaprogrammis ühesugused nimetused, üldnimetused. Aga igal programmil on siis oma täpsemad hindamiskriteeriumid, et mida konkreetselt just nüüd selle punkti all nende taotluste puhul vaadatakse. Ja laagriprojektidele on tehtud ka veel täiesti eraldi hindamiskriteeriumid, et need on siis ka kodulehel üleval ja saab sealt vaadata, et mida konkreetselt siis mingi punkti all hinnatakse, et kindlasti soovitan lugeda. Ning kui taotluste tähtaeg on 2. mai, siis me väga loodame, et me otsused jõuame ikkagi juunis juba ära teha, et kindlat kuupäeva ma ei julge lubada. Vaatame, sõltub sellest, kui palju siis neid taotlusi reaalselt esitatakse. Ja siis sellest ka sõltub, kui palju hindamisele läheb, aga ikkagi juunikuus ma väga loodan, et saame otsused teile välja saata. Ja otsuse saadame siis teile läbi projekti postkasti, mis jääbki tegelikult selle taotluse ja projekti juures niisuguseks oluliseks suhtlusvahendiks. Et kui te taotlust alguses sisestate, siis kontaktisikute lehel, et ühel inimesel kindlasti peab olema see märge, et soovib saada teavitusi. Ja kindlasti kontrollige siis üle, et seal see e-posti aadress on korrektselt sisestatud, et kõik teated tulevad läbi selle projekti postkasti ja teie mailbox'i, et siis tuleb see projekt lahti võtta ja vaadata. Nii, aga kui siis
Angeelika, meil on laagrite kohta tulnud ka mõned Jah. küsimused vestlusaknasse, et Ma Mis räägin ühe arvatas- slaidi veel ära, teeme nii. siis võtame äkki kõik korraga ette. Et mul oli üks slaid veel. Ja see on see, et kui otsused on tehtud, et mis siis laagriprojektidel KIK-i vaatest edasi saab, on see, et kes nüüd on vanad keskkonnaprogrammi taotlejad, siis nende jaoks oli üks võtmesõna sihtfinantseerimise leping. Seda meil enam ei ole. Ja see rahastusotsus, mida me teile saadame, et see ongi nii-öelda projekti rahastamise aluseks. Ning muud sellised rahastamise tingimused on samad nagu keskkonnaprogrammis muidu. Ettemakset on võimalik saada kuni 50%. Ja viimase makse teeme siis tegelike osalejate alusel peale seda, kui laager on läbi viidud. Kui nüüd on projektis mitu laagrit, siis võib ka peale igat laagrit esitada siis selle laagri osa kohta makse. Ja kui kõik tegevused on tehtud, siis tuleb aruanne esitada, milles siis kulusid ei ole vaja neile näidata, aga kindlasti lisana tuleb esitada osalejate nimekiri. Ja dokumente tuleb siis säilitada vähemalt 5 aastat peale viimase makse tegemist. Nii, aga nüüd ma panen enda suu natukeseks kinni ja vaatame, mis küsimused siis on. Et kui keegi, kes siia chati ei saanud kirjutada veel oma küsimustega soovib ikkagi ise häälega küsida, siis võib ka käega märku anda. Nii, kui ma vaatan, panen ise ka chati, ma võin siis võtta siit järjest. See ühel hetkel vastata veel ei jõudnud. Mina vastama ei hakanud jah, et ma lootsingi, või arvasin, et need küsimused pakuvad ka teistele huvi, et on hea, kui sina siis üle täpsustad ja räägid juurde võib-olla midagi. Ma vaatan, esimene küsimus on kohe hoopis õppeprogrammide kohta. Aga ma võin ta ära vastata, et ei läheks pärast meelest ära ja ei jääks siin teiste küsimuste vahele. Et kui nüüd on teada, et uuest õppeaastast on mingid muudatused koolides, kes liituvad, kes lähevad lahku, kui on olemas juba nii-öelda see uus juriidiline keha, et siis registrikoodiga, et siis kindlasti esitada taotlus juba selle uue kooli alt. Kui ei ole veel, siis on variant, et esitate praegult ikkagi vana kooli alt ja toote siis selle, kui see teine kool soovib ka esitada, siis on võimalik, et esitategi 2 eraldi taotlust ja lihtsalt panete siis selgituse juurde, et miks on 2 eraldi taotlust. Et siis on pärast võimalik ühel taotlusel see toetussaaja ära muuta. Et kas gümnaasiumi teemakohane valikkursus kvalifitseerub huviringiks? Ei, see nüüd ei ole päris see, et need, mis nüüd gümnaasiumis on, need õppekava põhised erinevad just need valikkursused, et need ei lähe sinna huviringi alla. Kas on võimalik korraldada mitmele huviringile koos, kui on loodussuuna huviringid? Jaa, et ei pea olema, et igale huviringile on oma laager. Et võimalik on loomulikult teha ka ühine laager neile. On enda asutuses mitu laagrit, mitu huviringi. Ja aga eks see sõltub jah tegevustest siis, et kui palju neid lapsi erinevates huviringides on ja kas on mõistlik panna kokku või teha eraldi. Nii, et kas MTÜ saab taotleda selles voorus? Ta saab taotleda sel tingimusel, kui tal on toimiv huviring.
loodus- või keskkonnateemaline, et ta seda süsteemselt huviharidust, huvitegevust pakub. See, et kui palju aega läheb menetlemiseks ja millal tuleb umbes otsus, seda juba sai, et loodame, et juunikuus. Järgmine küsimus. Saan aru, et arvestus 30 eurot õpilane ja päevaraha tuleb õpilase kohta suurem. Kas omaosalust võimalik kasutada, kui jah, siis kuidas oleks õige? Jah, et see 30 eurot päevas õpilase kohta on see, mida KIK toetab. Kui tegelikud kulud on suuremad, siis loomulikult on võimalik teil see katta, aga mitte KIK-i vahenditest, vaid siis tuleb leida kuskilt mujalt vahendid. Kas siis küsida lastelt osalustasu või saate näiteks omavalitsuselt toetust, et neid võimalusi on. Ja meile siis ei pea seda omaosaluse poolt näitama. Kas võib taotleda kohe 5-6 vahetuseks, kui üks vahetus kestab 5 päeva, kus osaleb maksimaalselt 12 noort? Kui ma nüüd siit õigesti aru saan, siis on mõeldud seda, et 5 päeva on ühed lapsed, siis järgmised 5 päeva on teised lapsed, järgmised 5 päeva on kolmandad lapsed. Kui niimoodi ja neid lapsi meil on, siis jah. Et eks see laagri pikkus tuleb nüüd tõesti läbi mõelda, et kui pikka laagrit on mõistlik teha ja mõttekas. Et võin paralleeliks tuua, et eelmine voor olid 10-päevaseid laagreid sooviti, et siis see taotlus rahastust ei saanud, et arvati, et hindamistöörühm leidis, et see on ikkagi sellisel kujul väga pikk laager ja kuna see ei olnud ka täielikult ainult looduse teemaline, siis see laager rahastust ei saanud. Nii, mis saab sel juhul, kui laager kestab näiteks 3 päeva ja 3 osalejat jäävad haigeks esimesel päeva õhtul, kas tagasimakse? Ei, kui ikkagi me nagu nii päevapõhiselt ei hakka küll taga ajama neid lapsi, et kui ikkagi alguses on kohale tulnud ja kui seal laagri ajal juhtub midagi, et siis me arvestame ikkagi sellega, palju alguses laagris lapsi oli. Et ei pea tagasi maksma või noh, selle arvelt ei jää siis saamata. Kui muutub taotluses esialgsed laagri kuupäev, kas ja kuidas peab käituma? Seda saab ikka muuta. Kui nüüd see laager jääb ikkagi sinna projektiperioodi, mis te alguses olete määranud, siis lihtsalt saatke projekti postkasti kaudu meile sellekohane teade, et mis kuupäevadel te laagrit soovite teha ja saab need ära muuta. Kui te sellega koos soovite pikendada ka kogu projekti perioodi, siis tuleb vaadata jah, et mis need põhjendused on, kui palju pikendada, et tuleb sihuke põhjalikum põhjendust lihtsalt juurde panna. Ja siis me vormistame nii-öelda rahastusotsuse muudatuse ja saab ikka. Nii, esialgu siis tundub, et viimane küsimus, et kui huviringi noored soovivad kaasata mitteliikmeid ja tegevusi neile ka suunata, kas siis mitteliikmed on abikõlbulikud? Et jah, see nüüd on küll selle tegevuse eesmärk, et kuna sellega soovitakse toetada just neid õpilasi, kes nii-öelda süvendatult selle looduse teemaga tegelevad, et siis ongi ta mõeldud ikkagi ainult nendele huviringide õpilastele ja teisi kaasata võite, aga nad ei lähe nii-öelda KIK-i mõistes abikõlblike lastenagi. Et nende arvelt me siis ei arvesta seda toetuse summat.
Nii. Kas on nüüd laagrite kohta hetkel veel küsimusi? Kui ei tule praegu, ärge heitke meelt, et see ei tähenda, et rohkem küsida ei saa. Ma räägin vahepeal ära õppeprogrammide osa, Marika räägib oma jutu ja siis tuleme küsimuste juurde tagasi, et võite vahepeal siia chati kirjutada või endale paberi peale kuskile üles kirjutada, et ära ei unustaks, kui tahate pärast esitada. Nii. Aga lähme siis hetkel edasi õppeprogrammidega. Siin nagu väga palju midagi uut ei ole. Et kes on juba vanad taotlejad, siis suures osas on tingimused jäänud samaks. Mida me oleme natukene täpsustanud, et võib-olla just selleks, et hiljem vähendada seda asjatut projektide pikendamist, üksikuid, siis sai seekord väga kindlalt ära määratletud see tegevuste periood ja see on konkreetselt siis järgmiseks õppeaastaks 2023/24 ja ka kuupäevaliselt kirja pandud, et 1. september 23 kuni 31 august 24. Et see on see maksimaalne aeg, millal neid projekte saab neid õppeprogramme saab siis ellu viia. Põhjendatud juhtudel on võimalus seda tähtaega ka pikendada. Aga eelkõige ei tahaks nagu järgmiseks õppeaastaks ikkagi pikendada, kui meil tuleb järgmine aasta ka järgmiseks õppeaastaks see samasugune toetus, et mitte neid omavahel segamini ajada, et terve õppeaasta peaks olema piisavalt pikk aeg, et jõuaks ellu viia. See aga ei tähenda seda, et kui teil nüüd saavad need programmid läbitud juba sügisel või talvel või kevadel varem, et te peate ootama selle viimase kuupäevani ja alles siis aruande meile esitama. Et kindlasti nii, kui kõik on tehtud, tehke see aruanne ka ära ja asi on kaelast ära. Kellele siis see toetus on suunatud, on jäänud samaks, nagu ta siin paar viimast aastat on olnud, ehk lasteaia koolieelsete rühm ja põhikooliklass, 1.–9. klass siis. Ning taotlejaks saab olla siis kas haridusasutus või selle pidaja. Suurem osa on meil kõik omavalitsuste koolid, lasteaiad, aga on ka erakoole, eralasteaedu, et sel juhul siis ka nemad ikkagi saavad taotlust esitada ja me kontrollime siis hariduse infosüsteemist, et kas on see kinnitatud õppekava ikka olemas sellele vanuseastmele, kellele te toetust küsite. Nii, ja juba teist aastat on siis siin ka see ühikuhinnapõhine rahastus. Summa olenemata sellest, et elu on vahepeal läinud kallimaks väga märgatavalt. Päris mitmes olulises grupis siis kahjuks ei olnud võimalik seda koondsummat ikkagi suurendada ja 200 eurot jäi siis ühe rühmaklassi või siis õpigrupi kohta. Ma korraks avaks veel taaskord seda õpigrupi mõistet, et mida me selle all siis mõtleme. See on siis kas siis üks klass või üks rühm, aga sinna alla läheb ka näiteks, kui on väiksed klassid. Et kui on alla 10 õpilase, siis soovitav oleks panna need omavahel kokku. Aga selle kokkupaneku juures ikkagi lähtuda sellest,
kas ja milliseid klasse saab kokku panna, kellele programme on mõistlik koos teha. Et kui on ikkagi esimeses klassis on 7 õpilast ja seal vahepealsetes klassides kõigis on 15, 20, 24 õpilast ning siis on näiteks 8. klass, kus on 9 õpilast, et siis loomulikult neid me ei ütle, et te peaksite kokku panema, et väga raske on leida sellist sobivat õppeprogrammi, mis sobib nii 1. kui 8. klassile. Aga vanuseastmeti, kuna need programmid on ka tihti ikkagi vanuseastmeti koostatud, siis niimoodi saab kokku panna. Ja samamoodi siis nendest nii-öelda eriklassidest, et see on nüüd ka iga kooli ja võib-olla ka õpetaja enda tunnetus. Ta teab, et milliseid klasse, neid väikeklasse ta saab kellegi teisega kokku panna, siis need on soovitav kokku panna, et just hoida kas või transpordiraha kokku. Või kui ikkagi on teada, et seda gruppi või seda last ma ei ole võimalik kellegi teisega kokku panna, sest siis ei saa sellest õppeprogrammist keegi midagi. Et siis loomulikult ei pea panema. Ja lasteaiarühmade puhul siis näiteks see, et kui on lasteaias mitu rühma, kus on koolieelseid lapsi, siis me oleme lähtunud sellest põhimõttest, et kui ühes rühmas on vähemalt pool lastest on kooli minejad, siis sellele rühmale võib eraldi küsida. Ja kui 2 rühmas on, et ühes on pool ja teises on pool, siis võib 2 rühmale küsida. Kui nüüd aga on liitklassid, liitrühmad ja neid lapsi igas rühmas on alla poole, et siis nagu tõenäoliselt on mõistlikum panna nendest kooli minejatest siis eraldi rühm kokku, kes programmile läheb. Eriti vaadata nendel liitrühmadel, kus siis ongi koos 2–7, et see programm peab olema ikkagi kohane sellele kooli minevale lapsele, et kas on mõistlik seda 2- ja 3-aastast last sinna kaasa võtta. Korraks sai äkki mida veel selle juurde öelda, et asi oleks selgem või segasem. Et me ei käsitle ühe õpigrupina seda, kui nüüd 2 klassi lähevad samasse keskusesse samal ajal samale programmile, aga nad seal kohapeal ikkagi võtavad programmi eraldi nii-öelda, et neil mõlemal on eraldi juhendaja. Et siis nad on ikkagi eraldi klassid. Et ei ole mõtet panna kahte mingi üle 20 lapse või isegi 15 lapsega klassi ühte õpigruppi. Et see siis ei ole päris see aktiivõpe või selle eesmärgiga õppeprogramm, mida me soovime, et läbi viidaks. Nii, aga mis siis sellest aastast sihuke nii-öelda uus on ja uus tingimus on see, et ma juba enne mainisin keskkonnahariduse ja teadlikkuse tegevuskava. Et kui laagrite puhul, siis sellest lähtuvalt me läksime üle sinna süvaõppega laste õppe toetamiseks, arengu toetamiseks, siis õppeprogrammide puhul, et juba selles eelmises tegevuskava variandis oli tegelikult alustati kogu keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemiga ja see jätkub ka nüüd selles uuendatud tegevuskavas. Ja üks põhimõte oligi see, et kui need õppeprogrammid saavad hinnatud, et siis oleks see ka üks alus riiklikule rahastusele. Oleme sellest ka varem palju räägitud. Siiamaani me veel tundsime, et veel ei ole valmis sellele päris üle minema.
eelmine voor me juba palusime, et te sellele rohkem tähelepanu pööraksite ja vaataksite, et küsisime taotluses andmeid selle kohta, aga see ei olnud veel tingimus. Ja ka sellest voorust kaalusime pikka aega, aga lõpuks ikkagi jäi see, et läheme järk-järgult üle ja esimese sammuna siis on 50% ehk vähemalt 50% läbitavatest õppeprogrammidest peavad siis omama seda kvaliteedi ehk märgist. Aga sellest kvaliteedi hindamisest, mida see annab programmile juurde, kuidas seda läbi viiakse, et sellest räägib teile siis Marika pikemalt, et ma ei hakkaks sellel praegu rohkem peatuma. Kuidas õppeprogrammi valida? Et üks hea leht, mida administreerib siis Keskkonnaamet, et see ei ole KIK-i leht nii-öelda ega KIK-i administreerida, vaid on hoopis Keskkonnaamet ja tegelikult sinna selle info õigsuse eest vastutab ka tegelikult iga programmi läbiviija, et tal oleks seal õige info. Aga sealt on võimalik siis valida endale nii-öelda sobiv programm. Et sealt on valida saab siis nii teema järgi kui sihtrühma järgi, maakonna järgi või kui teate kindlat keskust, kuhu tahate minna, ka selle järgi. Et kahjuks ei ole seal endiselt võimalik veel välja sorteerida ainult siis muraka-märgiga programme, et see arendus koputab kogu aeg kuskil ukse taga, aga sisse pole veel saanud. Et järjekordselt loodame, et äkki siis järgmiseks aastaks. Aga millised siis need programmid oleks, et või miks üldse neid programme valida, et mitmekesistada oma õppetööd, anda lastele võimalus lisaks klassiruumile teha õpet ka väljapool, olgu see siis looduses kuskil või ka mõnes keskuses või mõnes keskkonnateemaga seotud ettevõttes. Ja on mõned tingimused lihtsalt, millele ta peab vastama. Võib-olla selles suhtes on ka see muraka-märgi nii-öelda eelis, et nende programmide hindamisel on kõiki neid punkte juba tegelikult seal hinnatud ja vaadatud, et need oleks seal programmil olemas. Et see annab nagu mingisuguse kindluse, et ta vastab nendele tingimustele. Ja siis tulen veel tagasi selle, et kuidas seda programmi sealt kodulehelt valida ja kui on see nõue nüüd, et muraka-märgisega peab olema, te panete sinna oma maakonna ja sihtgruppi ja avastate, et aga ükski programm ei olegi muraka-märgiga, et mis nüüd saab, siis ei tasu sellest kohe nagu heituda, et kindlasti vaadata, laiendada siis seda otsingut, võib-olla vaadata kõrvalmaakonnast või vaadata üldse laiemalt. Ja kui te leiate mõnelt teiselt keskuselt, mõnest teisest maakonnast, kes teile sobivat programmi pakub, siis julgelt ja kindlasti suhelge nendega, sest järjest rohkem ikkagi pakutakse ka seda varianti, et keskusest inimene tuleb ise lasteaiale, koolile, kas siis päris sinna kohale või kuskile sinna lähemale. Et väga paljud programmid on sellised, mida ei pea tingimata seal just selles keskuses tegema, vaid juhendaja saab võtta oma need vahendid kaasa ja minna kuskile koolile, lasteaiale lähemale, kus on samasugune õppekeskkond
et pigem isegi soosida seda rohkem, et mitte sõita terve bussitäiega kuskile teise Eesti otsa, et vaadata ka seda jalajälge, mis sellest käigust jääb. Ja siis ka mõned soovitused, et kui te nüüd neid programme valite, siis kindlasti rääkige läbi juba praegu keskusega, et kooskõlastage oma programmil käik. Seda te meile ilusti kinnitate, kui te taotluse esitate, et taotluses on kinnituste lehel esimene kinnitus see, et teil on keskusega läbi räägitud ja kooskõlastatud. Et kuigi nüüd seal õppeprogrammide keskkonnaharidus.ee lehel on võimalik nii-öelda ka broneerida neid programme, siis see broneering ei taga tegelikult teile kohe, et kui te sealt olete juba ära esitanud, et siis on kindel, et te selle programmi just sel ajal saate. Et see broneeringusüsteem ei ole seal praegult, ei ole nagu sellisel kujul. Et kindlasti te peate keskuselt ka vastuse saama, et jah, talle sobib. Ja miks just praegult juba taotluse juures see läbi rääkida, on just see, et kuna need programmid ikka suures osas toimuvad nii-öelda kontsentreeritult mingitel kindlatel perioodidel, et septembri teine pool, oktoober ja siis aprill-mai. Et ei juhtuks seda, et te olete pannud taotlusesse kõik kirja ja maikuu on ukse ees ja helistate siis, et me nüüd tahaksime järgmine nädal tulla, et meil on siin projektis selline programm kirjas. Et siis ei saa keskus teile mitte kuidagi tagada, et tal on vaba aega, et tal on vaba inimene seda programmi läbi viima. Et ei tekiks selliseid arusaamatusi ja siis on võimalik muidugi programmi vahetada. Alati on ju ka mingeid muid muudatusi võib ette tulla, et programmi vahetamine on võimalik projekti jooksul. Selleks kindlasti andke meile samamoodi sealt projekti postkasti kaudu teada. Võib-olla juba enne, kui te olete programmi välja valinud, et millise asendada soovite, mille vastu, et saatke sellest teada enne, kui te lähete, et me vaatame üle, kas see asendus on okei. Ja jälgida tuleb siis nüüd sellest voorust ka seda, et kui te murakamärgiga programmi asendate, et siis kõigi eelduste järgi peaks ka uus programm olema murakamärgiga, kui teil just ei ole nii-öelda vaba maad selle jaoks, et panitegi taotlusesse oluliselt rohkem neid murakamärgiga programme kui 50. Ja kui te olete midagi kokku leppinud, siis ka sellest kindlasti kinni pidada. Et juhendaja, kui on arvestanud, ja on kirjas, et programm kestab 2 tundi, et siis kui kohale minna ja öeldakse, et meil on ainult tund aega selleks programmiks aega, et see ei ole aus ka selle juhendaja suhtes. Ja kui te tahate, eesmärk on ju, et need programmid annaksid võimalikult hea nii-öelda sidususe ka koolis õpitule ja nad on sellest lähtuvalt ka ette valmistatud, et siis te lihtsalt ei pruugi saada kõike seda selle lühema ajaga, mida kirjelduse järgi peaksite saama. Ja grupi suurus. Samuti palve, et loomulikult kui mingi paar last siia-sinna, sellest ei ole midagi, aga eelkõige just seda, et kui on jutt olnud, et tuleb üks klass, 20 õpilast, et siis ja keskus on arvestanud, et tal on üks juhendaja, et siis kui kohale jõudes tuleb bussist välja 40-50 õpilast, et siis on ka, et keskusel ei pruugi olla kohe võtta kuskilt teist juhendajat, ta ei ole ette valmistanud ja nii palju lapsi nagu korraga ühes programmis teha ei ole ka kaugeltki mitte mõistlik. Ning mida siis veel tahaks rõhutada, on see, et see on ikkagi ka õppetöö, see programmi läbiviimine ja õpilastel seal osalemine, et on mõeldudki just selleks, et ta toetaks kooli õppetööd.
ja siis palve, et nii sellel kaasas oleval täiskasvanul, kui ta ei ole juhtumisi seesama õpetaja, kes on programmi välja valinud ja kõik selle eeltöö teinud ja teab, kuhu ja milleks minnakse, et siis ka see kaasaminev täiskasvanu teaks ja kindlasti selgitada ka siis õpilastele eelnevalt juba, et ikkagi sinna programmile minnakse õppima. Et see ei ole niisama fun, et selleks on muud ajad. Et alati on mõistlik võib-olla vaadata, et kuhu te sõidate, kuhu te lähete. Et kui vähegi on võimalik, siis on ju mõistlik ära kasutada seda aega, seda kohta, et planeeridagi endale täiendav aeg selleks lihtsalt juurde, kui see vähegi võimalik on, et ei ole mõtet sõita mingit pikka maad isegi maha või minna kuskile keskusesse, kus oleks tegelikult palju muud huvitavat ka veel vaadata ja saate olla ainult selle programmi aja ja kohe minema, et kooli poolt siis vajab küll võib-olla täiendavat planeerimist, rohkem võib-olla siis ka võimalik, et kui on eraldi pilet, siis vaja osta ka mingeid täiendavaid vahendeid, kui sellest rahast välja ei tule. Aga just, et kasutada ära seda võimalust, et kui kuskile juba minna, siis seda aega ja kohta rohkem. Ning nagu ütleb meil üks hea ütlus, et ei ole halba ilma, on ainult kehv riietus. Kindlasti enne siis vaadata, et mis programmiga on tegu, mis tingimustes see on ja vaadata ka ilma enne minekut. Ning sellest lisaks õpilastele teavitada ka vanemaid, et nad oskaks võib-olla oma lapsi siis rohkem vaadata, et mis nad sinna selga panevad, et kui on ikkagi vastavalt ilmale ja oludele õige riietus, siis on ka see emotsioon, mida me ju tegelikult soovime eelkõige lisaks teadmistele lastele anda parem. Nii. Aga nii palju siis sellest, mida kõike võiks eeltööna mõelda ja teha. Ja ka programmi läbiviimisel arvestada, et siis annaks nüüd kiire ülevaate sellest ka, et kuidas ikkagi seda taotlust täpselt sisestada või mida selle juures tähele panna. Samamoodi taotlus siis e-toetuste keskkonnas ja jälgige siis seda taotlusvooru nimetust, et oleks õige. Siin on siis ees on jällegi keskkonnaprogramm ja lasteaia ja põhikooli õppekäigud ja aasta 2023. Nüüd selle toetuse puhul on meil tehtud täpne juhend taotluse sisestamiseks koos ekraanipiltidega, et see on meil kodulehel üleval, saate siit, kui pärast slaidid üles lähevad, teile meili peale tulevad kaasa, saadetakse, et saate siit slaididelt otse lingiga selle juhendi lahti võtta või kui lähete kodulehe kaudu, siis sealt ka ma kindlasti soovitan selle kõrvale juurde võtta, et peaks saama, vähemalt ma usun, ainult selle juhendi alusel ka ilusti selle taotluse otsast lõpuni ära sisestada. Mis on nüüd natukene teistmoodi, kes eelmine õppeaasta ka taotlesid selle taotluse juures maksesaaja sisestamisega, et saime ka ise vahepeal targemaks ja sellest süsteemist rohkem teadlikumaks. Taotleja lehel on kõige esimene leht, kui te taotlust täidate, on selline jällegi üks väga pikk lause, et konto omanik, millele rakendusüksus teostab makseid, on ka maksesaajaks. Et sinna ette on võimalik teha märge sinna ruutu, aga seda teha ainult sel juhul, kui tõesti see, kes taotleb, see nimetus äriregistris, sest taotleja andmed ja nimed võetakse otse äriregistrist, on täpselt sama, mis on pangas
maksesaaja nimetus. Kui need ühtivad täielikult, siis on mõistlik panna sinna ruutu märge. Aga kui ei ühti, kas või niimoodi, et äriühingus on näiteks MTÜ on ees, aga pangas on MTÜ, see lühend on taga, või et äriühingus on mittetulundusühing ja pangas on MTÜ, või mis on koolide puhul tavaline, et on omavalitsuse või riigikoolid, et siis taotlejaks on ju see kool, aga makse saab ikkagi kas omavalitsus või riigikoolide puhul hoopis Haridus- ja Teadusministeerium. Et sel juhul tuleb maksesaaja eraldi sisestada seal partnerid ja maksesaaja lehel. Et see on samamoodi juhendis ilusti lahti kirjutatud, et saate sealt ka juurde vaadata. Ja nagu ma juba mainisin, siis enamik haridusasutusi on meil kohaliku omavalitsuse omad ning üldjuhul on neil ikkagi ka maksesaajaks siis pangas kohalik omavalitsus, et vaadake, et see õige nimi saaks. Ja selleks, et teha juba natuke eeltööd, et kuna me makse teeme septembris ja kõigile korraga nii-öelda ette, et siis juba taotluse juurde saate sisestada viitenumbri, kui see on vajalik just nende kohaliku omavalitsuse maksete puhul. Et lõime selleks vormil täiesti eraldi lahtri. Ja kui nüüd on tegemist riigikooliga, siis on maksesaajaks kindlasti Haridus- ja Teadusministeerium ning pangakonto lahtrist tuleb pangakonto numbri asemel hoopis viitenumber sisestada. Mis lisad taotlusele üldse tuleb juurde panna? Et tegelikult on 3 võimalikku lisa, millest üks on kohustuslik ja kõigil ühtemoodi on õppeprogrammide osalejate andmed. Ja miks ta nüüd kõigile kohustuslik ongi see, et ei tekiks segadust, et millal siis tuleb esitada see tabel ja millal tuleb andmed hoopis taotlusesse sisestada. Et siis nüüd kõigile ühtemoodi tabel kohustuslikuna juurde ja siis ei pea tegevuste lehel mitte midagi ise juurde kirjutama. Mis on aga nüüd 2 lisa, mis võivad tulla juurde, üks on volitus ja see kohaldub juhul, kui taotluse allkirjastaja ehk esitaja ei ole siis asutuse allkirjaõiguslik isik ja selle saab lisada kontaktisiku andmete juures. Või siis õppeprogrammi kirjeldus, juhul kui see ei ole kuskil veebis kättesaadav ja see siis lisada sisulehel. Korra küsin, kas teile nähtavatel slaididel on ka osa teksti jälle kuhugi ära kadunud? Tundub, et on olnud peidus natukene, jah. Nojah, see on see PowerPointi võlud, et vaatad 10 korda üle, kõik on korras ja siis, kui lahti teed, siis midagi on ta ise muutnud vahepeal. Aga siin on kirjas, et lisada siis sisulehel, taotluse sisulehel. Ja juhendis on ka see siis lahti toodud ja kirjutatud. Ning näitajate poolest, jah, Marko märgis on väga ilusa koha peal. Seda elektroonikat küll. Et oleme samamoodi ette seadistanud siis 3 näitajat, mis tuleb kõik ära täita. Aga lisaks nendele 3-le palun siis kõigil valida ka sealt nupust lisanäitaja ja eraldi ridadena, et siis tuua ära need keskused, kus te plaanite minna. Palun siis keskuse nimetust kirjutada korrektselt, nii nagu ta näiteks seal keskkonnahariduse lehel on. Algväärtus alati 0 ja sihtväärtus siis planeeritav arv. Nüüd eelarve, ma siin pikalt ei räägi, kuna laagrite puhul nii, keegi võttis vahepeal üle.
Kas nüüd on eelarve slaid eesel? Jah, on. Et põhimõte on sama nagu laagrite puhul, lihtsalt nüüd see summa, kuidas arvutada, on osalevate õpigruppide arv korda 200. Ja see ühikhind tuleb siis kindlasti ära märkida. Ja hinnapakkumisi ega eelarve selgituskirjaga muid kulusid ei pea lahti kirjutama. Ning nende taotluste hindamisel siis meil ei ole eraldi vastavuse hindamist ja sisu hindamist, vaid selle kõik teebki ära KIK-i projekti koordinaator. Ja mida siin siis hinnatakse, on 3 esimest on sellised nii-öelda sisulised hindepunktid või hinded või hinnangud, mida määratakse ja murrakamärgiga programmide puhul me neid kui lähemalt ei vaatagi, sest need on juba sealtpoolt ära hinnatud ja võib olla kindel, et need on kaetud. Miks seda, kas siis summa vastab piirmäärale. Ja kui kõik on korras, siis nende projektide puhul loodame, et võib-olla jõuame isegi mai lõpuks otsused ära teha või siis hiljemalt juunis. Ja samamoodi teade tuleb projekti postkasti. Paari sõnaga ka elluviimise poolelt. Makse teeme siis kõigile septembris nii-öelda ettemaksena, välja arvatud siis, kui keegi ei ole oma aruannet ära esitanud. Et põlglastele me makset enne ei tee, kui see on likvideeritud ja et mitte igapäevaselt üle vaadata, et kas sa oled oma aruande ära esitanud ja kas see on nüüd korras, et siis seda kontrolli me otsustasime, et teeme edaspidi kord kuus ja vaatame siis üks kord kuus teeme neid makseid nendel, kellel võlgnevus on likvideeritud vahepeal. Nii et kellel on nüüd selle aasta projekt ka ja programmid läbi viidud või kui nad saavad läbi viidud, siis vormistage see aruanne aegsasti ära. Ja lõpus tuleb esitada aruanne. Kui kõik käigud on tehtud, ei pea siis ootama seda lõppkuupäeva, vaid kohe, kui kõik on tehtud, esitage ära. Kulusid esitama ei pea, aga enda raamatupidamises peavad ikkagi olemas olema. Ning nüüd nimekirju, laste nimekirju esitama ei pea, aga seesama tabel, mis taotluse juurde esitate, et see tuleb siis esitada ja seal tabelis on siis näitajad klass, laste arv, keskus, programmi nimetus, et kas on murrakamärgiga või ei ja toimumise aeg. Ning kuna me siin teeme kõik ettemaksena, siis tihti küsitakse, et kas ma pean nüüd tagasi maksma, et kui mingi raha jäi kasutamata. Kui nüüd kõik planeeritud õpigrupid saavad käidud, aga mingi summa jääb ikkagi kasutamata, siis seda tagasi maksma ei pea. Kui aga keegi jääb täiesti käimata, siis see osa tuleb tagasi maksta, et näiteks plaanis oli, et 10 klassi läheb, aga üks klass mingil põhjusel kuidagi ikkagi ei saanud käidud, siis 200 € tuleb tagasi maksta. Ja samamoodi tegelikult projekti dokumendid peavad teil ikkagi olemas olema ja need tuleb 5 aastat säilitada. Nii, aga ma panen nüüd enda suu jälle mõneks ajaks kinni ja annan hoopis, juba lobisesin oi kui palju. Marika, sulle sõna üle. Marika siis räägib sellest kvaliteedisüsteemist teile nüüd natuke lähemalt, harib selle poole pealt. Palun, Marika. Nii, tere kõigile. Kas mu slaidid on ees? Angeelika? Jah, on ees, aga praegult on jälle see variant, kus mitte see päris esitlus, vaid külje peal on järgmine slaid näha. Nii. Vaatan kohe. No vot siis. Tuleb, ei tule? Ei tulnud.
Üks moment. Nüüd on. No väga hea. Vabandust. Ma siis räägin sellest, et kus see kvaliteedimärk on tulnud ja miks ta on tulnud. Ja nagu Angeelika just nimetas, et ta mul ei lähe nüüd edasi. Teil läks või? Ja läks. Ma olen nagu kotis siin. Et see kava täna mul siin, et ongi mõne sõna sellest keskkonnahariduse kvaliteedisüsteemist, siis sellest märgist läbimõeldud programm ja mida see programm siis tegelikult peaks nagu tagama või mis seal oluliseks on peetud. Ja see kvaliteedisüsteem koosneb 3 osast ja esimene ongi siis õppeprogrammide kirjelduste hindamine olnud. See algas 3 aastat tagasi, see tähendab, et 3 aastat on õppeprogramme saanud keskused hindamiseks anda ja kui see programmi kirjeldus on vastanud nendele kriteeriumitele, mille on siis üks ekspertide kogu koostanud, siis antakse sellele programmile Muraka märgis. Nüüd see kvaliteedisüsteem ei ole mitte ainult programmide kohta, vaid teine osa sellest on juhendajate pädevusmudeli loomine ja juhendajatele siis ka enesehindamisvahendi tegemine. Ja see hetkel käib ja see algas 2 aastat, ütleme 1,5 aastat tagasi, siin oktoobris 2021. Ja tulemas on meil ka 3. osa, et keskkonnahariduskeskuste sisehindamist saaks läbi viia. Ja kõige selle mõte on see, et ühtlustada üle Eesti siis, meil on pakkujaid hästi palju, et ühtlustada selline, ütleme, et saada selline heal tasemel ja usaldusväärne keskkonnahariduse pakkumine, et me saame üksteiselt õppida ja head kogemust jagada ja samas, et tõesti, et igas Eestimaa nurgas oleks siis see kvaliteetne keskkonnaharidus kättesaadav. Nüüd keskkonnahariduse portaal, kus te neid kirjeldusi ja õppeprogramme otsite, siis tegelikult see kirjeldus on väga tähtis. Nüüd, et te ilmselt lähenete nendele kirjelduste selle järgi, et millisel teemal te tahate oma lastele õppeprogrammi tellida. Ja ütleme, et teine asi on see, et te saate ju vaadata sealt, et mida siis pakkuja teeb, et kuidas ta seda teemat käsitleb, kas seal on kirjas aktiivõpe või ei ole. Sest tegelikult oluline ju on, et lapsed oleksid kõik kaasatud, nad saaksid kõik aktiivselt osaleda. Siis hästi tähtis on see, et see kirjeldus annab ka suuniseid selleks, et kuidas sellele õppekäigule nagu ette valmistuda. Et nii nagu siin Angeelika ka ütles, et kõik see sobiv riietus, võib-olla mingi muu vajalik varustus ja vahel on ka oluline see, et võib-olla peaks selle teema kohaselt ennem natukene kordama, meelde tuletama, et see õpe oleks veelgi tõhusam. Ja kindlasti te leiate nende kirjelduste juurest ka programmi pakkuja ehk siis selle juhendaja kontakti, sest alati on hästi mõistlik ise vahetult ennem ikkagi kokku leppida ja täpsustada, et see, mis plaanitud on, et see siis õnnestuks nagu hästi. Ja nüüd need Muraka märgisega kirjeldused, mis on saanud, siis need kvaliteedikriteeriumid on jaotatud 5 rühmaks. Ja kõigepealt ongi need üldandmed ja siin on hästi oluline see, et mis teema on, et kes on see sihtrühm, kellele see mõeldud on ja hästi tähtis on ka grupi suurus ja ajaline kestus. Et see grupi suurus on siin täna mitu korda jutuks olnud, et eriti Muraka märgisega programm, et see on hästi, see on läbi mõeldud
ja see grupi suurus vastab siis tõesti sellele ettevalmistusele ja kui see grupp tuleb nüüd suurem, siis juhendaja ei saa ju pakkuda seda Muraka märgi väärilist õpitegevust, et sellele siis hästi tähelepanu pöörata. Ja muidugi igal programmil on õpitulemused ehk et siis need eesmärgid seatud ja loodud seos õppekavaga, et see kõik toimus nagu samas inforuumis, kus tegelikult õpilased on olnud ja kõike seda teemat siis on vajalik tegelikult siduda ka selle jätkusuutliku arengu põhimõtetega, et me saaksime sellest looduse väärtusest ja tähtsusest aru, et need seosed ei teki ju lastel nagu lihtsalt iseenesest. Nüüd läbimõeldud programmil on ka sisu ja metoodika hästi tähtis, et milliste meetoditega, missuguseid vahendeid kasutatakse, kui palju neid on ja et see kõik on siis nagu nendel Muraka märgisega programmidel kirjas. Ja õppekeskkond on kirjeldatud, et kus seda läbi viiakse, kas seal on mingisuguseid erisusi, kuidas seda turvalisust saab tagada. Nii et ja kontaktid siis juhendajaga ja ka see, et kuidas siis kooliga koostööd saab nagu teha. Et need on nagu need kriteeriumite suured sellised valdkonnad, millele siis peab olema nagu kõik läbi mõeldud. Ja kui nüüd minna selle märgi juurde, siis miks ta Murakas on, et Murakas on lihtsalt selline võrdkuju millegile, mis ei ole nagu väga tavaline, aga on väga kvaliteetne, et nii Keskkonnahariduse Ühing leidis, kes selle märgi väljaandmist korraldab. Ja see märgis nüüd ei omastata mitte otseselt õppeprogrammile, vaid see märgis omastatakse õppeprogrammi kirjeldusele. Et see on nagu oluline mõista. Ja kirjeldused, mis on portaalis olemas, siis need saadetakse välishindajate kogule, kes siis analüüsib seda kirjeldust ja võrreldakse nende kvaliteedikriteeriumitega ja kui kõik on hästi, siis antakse sellele konkreetsele programmi kirjeldusele see Muraka märk 5 aastaks. Ja see märk kehtib siis ainult koos selle programmiga, mille juures ta on. Nii et selline üks-ühele vastavus on. Ja kui minna Eesti Keskkonnahariduse Ühingu kodulehekülje peale, siis näete siin üleval on need teemavaldkonnad, seal on kvaliteet eraldi välja toodud ja siit saab täpsemalt lugeda, kuidas see hindamine käib, saab lugeda kvaliteedimärgi kohta ja siin on ka hindajate kohta info ja hetkel on siin siis tumedaks tehtud, et on näete hinnatud programmid, siin info uueneb ja siit on võimalik siis avada seda nimekirja, kus on absoluutselt kõik praegu hinnatud ja Muraka märki omavad õppeprogrammide nimetused. Siis koos keskusega ja on märgitud ka see aeg, mis ajani see kehtib. Et nüüd ju viimased detsembrikuus said hinnatud ja nende kehtivusaeg siis on kuni aastat 2027. Ja esimesed alustasid siis 2020 ja lõpevad siis 2025. Vot see koondnimekiri on siin, et sealt saab avada ja saab siis sellega tutvuda. Aga need kõik on siis olemas seal Keskkonnahariduse portaalis. Ja hetkeseis on nüüd niisugune märtsi seisuga praegu, et keskused, kes on märgisega programme saanud, on kokku 61, aga Keskkonnahariduse portaalis kokku on erinevaid keskusi ühinenud 168. Nii et siin on veel paljud, kes ei ole oma programme esitanud ja märgisega on hetkel 726 programmi. Aga hindamisele saadetud oli siis 1171. Ja nüüd siin nädal aega tagasi oli portaalis 1613 õppeprogrammi kirjeldust, mille vahelt te siis saate valida. Nii et tegelikult valik on ju suur ja tõesti loodame, et te leiate selle, mida te väga soovite.
Ja kui nüüd see keskkonnahariduse portaal lahti teha, siis need programmide lühikirjeldused avanevad siin pikas loetelus ja need murakamärgised on ilusasti näha siin paremal pool. Et siin on lihtsalt võetud ühest kohast, kus 2 murakamärgisega programmi järjest tulid. Ning et miks ja veel eraldi, et tooks välja, et miks see siis on oluline nagu õpetajale, et miks see murakamärgisega programm, et nad on nüüd valitud tõesti selleks, et kui on riiklik rahastus, et siis me oleksime kindlad, et see on nagu kvaliteetne ja vastab nagu ootustele. Et lihtsalt toon siin näitena, et mis on nagu selle kvaliteetse ja ütleme hinnatud õppeprogrammi tuum. Näiteks esiteks te ju otsite kõigepealt omale teema ja vaatate siis oma selle sihtgrupi, et kui vanadele lastele te võtate ja ma siin meelevaldselt võtsin ühe õppeprogrammi teema ja teiseks nüüd, kui programmi tegija oma seda kirjeldust teeb, siis esmalt ta loob siis õppekavaga nagu seose, et ta näeb, mida koolis õpitakse, et millises, ütleme selles vanuseastmes, missugust sõnavara kasutatakse, mida selle teema kohta õppekavas on nagu mõeldud, et mida selles vanuses laps nagu teadma peab. Siis edasi ta seab sellest lähtuvalt eesmärgid ja nüüd, kui eesmärgid ehk siis need õpitulemused on olemas, siis tasub mõelda, kuidas seda kõike siis saavutada, et neid eesmärke, et milliseid meetodeid oleks mõistlik kasutada, missuguseid vahendeid. Ja siis lõpuks ta kirjeldab need tegevused, paneb sinna ka ajakava juurde, et õpetajal siis tekiks ettekujutus, et mis teda ees ootab. Ja vot, kui need siis tegevused ajakavaga, see peaks siis uuesti sulgema selle ringi, et kuidas siis saavutatakse see, mida on siis eesmärgistatud. Ja nüüd siin korra oli ka juttu, et tasub alati nagu juhendajaga näiteks täpsustada, et kas te lähete, et kas te alles tutvute teemaga või te tahate seda kordamiseks või saate rõhutada üle selle, et mis on just teil sellel hetkel koolis oluline, et rõhutada seal teatud asju, et kui juhendajaga kokkuleppe saavutada, siis te saate just sellise õppe nagu teil hetkel kõige rohkem nagu vaja on. Nii et selles mõttes see läbimõeldud programm peaks kõike seda pakkuma, see kirjeldus. Ja nüüd õpilasega, et kui see sama skeem on ees ja kui on loodud seosed õppekavaga, siis ütleme, et kui seda on natukene juba õpitud, siis tegelikult laps ju tunneb heameelt ja tal on see äratundmise hea tunne, et ta saab meenutada varem õpitut ja tegelikult selle meenutamise kaudu ta saabki luua ja uut juurde endale nii-öelda teadmistes ehitada. Ja nüüd need eesmärgid on alati olulised, et kui programmi kirjelduses on nad juba olemas ja kui õpetaja teab, et see kõik sobib neile, et kas siis juba koolis, aga kindlasti ka õppeprogrammi alguses on oluline lastel ka teada, et mis siis täna juhtuma hakkab ja mis on see, mida me kindlasti ära õpime. Et kui see suund on antud, siis laps saab aru, eks ole, et mille poole ta nagu püüdleb. Et need eesmärgid on iseenesest väga olulised. Ja meetodid ja vahendid, et kuna nüüd KIK tõesti tahab rahastada, ja ongi mõistlik rahastada ainult aktiivõppeprogramme, kus lapsed on nagu aktiivselt kaasatud, et nad läbi oma tegevuse suunatud igasuguste katsete või vaatluste, mis iganes, et saavad tõesti selles õppimises ise aktiivselt kaasa lüüa. Et see peab olema neile huvitav. Ja tegevustega on sama lugu, et laps peab aru saama, see peab olema selge, mida ta teeb, miks ta teeb ja kuidas ta teeb ja peab teadma, kui palju selleks aega on, et seda aega oleks piisavalt, et tõesti saaks õppimine toimuda. Ja tegutsedes tõesti need uued teadmised
ja väärtushinnangud kujunevad ikkagi oluliselt kindlamalt, kui lihtsalt keegi loeb sõnad peale ja räägitakse, et see ei tööta nii hästi. Ja väga hea, kui siis koolis saab kõike seda, mida programmil tehti, saab hiljem ka veel meenutada, et siis see kinnistub kõik. Ja noh, kui nüüd see õppeprogrammi kirjeldus on nähtaval, seda saab nagu üle rääkida, mis on nagu oluline teile, kas sealt midagi ära jätta, mida rõhutada, siis kui juhendaja on hästi ettevalmistunud, siis tegelikult ega keskused ju ootavad ka, et grupid, kes tulevad, et ka nemad on ette valmistunud ja selleks seal kirjelduses on ka kohad, et sinna saab kirja panna, et saatev õpetaja oleks nagu kursis sellega, et millised ootused on temale selles õppeprogrammis, et mis on enne, kas ta saab kuidagi aidata näiteks õppeprogrammi ajal ja mida on eeldatud, et siis nagu pärast teha, et kõik see ettevalmistus kannaks siis rohkem vilja. Et see nüüd peab olema selles kirjelduses olemas. Ja samas on seal kirjas ka kõik need erisused näiteks, et noh, kuhu minnakse, millised tingimused seal on, mis riietust on vaja, jalanõusid, kas toit kaasa võtta või saab koha peal korraldada, et ka need asjad on seal kõik kirjeldatud. Ja samas nüüd see õppeprogrammile minemine, et see eelhäälestus ka õpilastele, et noh, mis teema, miks me läheme, mida me teeme, et võimalik on näiteks ju korrata, kui see teema on juba läbitud ja koos siis tõesti läbi rääkida need eesmärgid, et mida me siis tahame siis selle õppeprogrammi käiguga nagu saavutada. Et noh, laps peab ka ju olema teadlik, eks ole, et miks me seda teeme. Ja kui näiteks on erivajadustega õpilasi, siis selles murakamärgisega programmis peab olema mainitud see, et kas seesama programm sobib ka erivajadustega õpilastele ja millistele, et siis saab ka need üle rääkida. Ja kui nüüd õppeprogramm on toimunud, siis kõik need keskused tegelikult ootavad ka tagasisidet ja seda nüüd on ka öeldud, et kuidas seda tagasisidet saab anda. Et kas programmi saaks veel kuidagi paremaks teha või et see on selline kahe poole vaheline infovahetus, mis on tegelikult ju kasulik mõlemale. Ja väga hea, kui sedasama programmil kogetud, õpitud saaks siis edaspidi kasutada nagu õpilaste õppetöös, et iga kord, kui jälle see meenutamine toimub, siis tegelikult on see selline tugev õppimine. Et sellistele asjadele on siis nendes murakamärgisega programmi kirjeldustes tähelepanekuid tehtud. Nii et ma ei oska muud öelda, kui lihtsalt tõesti, et teadlikke valikuid ja toredaid elamusi loodustes lastega. Et see oli niisugune, ma loodan, et see oli piisav ülevaade, aga te võite küsida pärast seda, kui... Marika, jah, väga põhjalik ülevaade, et kas kellelgi on nüüd selle kvaliteedi osas konkreetselt küsimusi? Et võib-olla võiks vastama hakata juba nendele küsimustele, mis on üldse õppeprogrammidega seotud, eks? Et siin vist on mõned. Et ma vaatan jah, et siin praegult ei tule, et ma korraks panen enda slaidid veel ette, kui need siit tulevad. Ja tahtsin võib-olla korraks veel kokkuvõtvalt paar asja üle käia, nii klõbistan nüüd kiiresti lõppu see, millegipärast ei läinud sinna, kus ma tahtsin. Et kokkuvõtvalt veel paar asja kiiresti üle, et valige siis õige taotlusvoor. Vaadake üle, kes saab taotleja olla, mis on nüüd konkreetne see ühikuhind selle toetuse puhul ja millele siis peab kas laager või õppeprogramm vastama.
ning esitage taotlus tähtaegselt ja korra vist ka mainisin, aga et tähtaeg on siis 2. mai ja kell 17:00 ja ärge jätke see, mida alati kordan ikka, et ärge jätke viimasele hetkele, et võib tulla mis iganes tehnilisi tõrkeid ette arvutis ID-kaardi tarkvaraga, et kindlasti planeerige ikka varem see esitamine, sest hilinenud taotlusi me vastu ei võta ja menetlusse ei võta. Ja täpsemat infot leiab siis KIK-i kodulehelt õppeprogrammide kohta toetuste alt lasteaia ja põhikooli õppekäigud ning laagrite kohta siis keskkonnateadlikkuse programmi alt. Ja konkreetse projekti osas käib siis kogu suhtlus läbi toetuste projekti postkasti. Nii natukene on aega. Võib-olla võtaksite alustuseks. Vaatame siin. Mulle tundub, et tegelikult on kõik küsimused juba jooksvalt vastatud, aga vaatame, käime need kõva häälega ka korra üle. Nii. Võtan siit algusest peale, kus siis hakkasid need õppeprogrammide küsimused. Kas õppeaastas saab asutus ühe projektitaotluse esitada või ka mitu? Et kindlasti on soovitus esitada üks taotlus ühe asutuse peale kokku või kui ka on palju asutusi, on võimalik omavalitsusel oma allasutuste kohta üks taotlus esitada, et hoida kokku nii enda kui meie aega, et ei ole mõtet neid taotlusi nii palju teha. Aga on muidugi ka põhjendatud juhtudel, kui tehakse eraldi, et näiteks on mingid eraldi koolimajad üldse, et kokku on küll nii-öelda halduslikult liidetud, aga õppetöö toimub ikkagi eraldi majades, et siis ja väga täiesti eraldi inimesed toimetavad, et siis võib ikkagi esitada ka eraldi projekti. Kas 2 paralleelklassi saab kokku panna ühele õppeprogrammile? Võib panna, aga jah, jälgige siis seda õpilaste arvu, nagu Gea ka kirjutas, et kui on 2 paralleeli ja mõlemas on ikkagi 15 või rohkem õpilast, siis ei ole mõtet neid samale programmile panna. Nad võivad minna, nagu ma enne ka rääkisin, sama bussiga samasse keskusesse samale programmile, aga siis selle tingimusega, et oleks ikkagi eraldi juhendajad, sest juba 30 last on ikkagi väga suur grupp, keda sellisel aktiivõppeprogrammil hallata. Ja paljudel keskustel on ka mingi õpilaste piirarv ees, et mis vahest jääbki sinna 25 kanti pigem. Et seda ka jälgida. Et tavaliselt on see õpigrupi suurus kirjas seal õppeprogrammi kirjelduses samamoodi, aga saab ka üle küsida. Et kas taotleja peab ise koostama aasta õppekäikude tunniplaani ja programmi, et selle logistika jah, et mis kool nüüd või mis klass nüüd mis programmile just konkreetselt läheb, et see on siis taotleja enda kokku panna. Et kui nüüd ühele klassile on 200 €, et mis siis saab, kui programm on väiksem ja kulud on väiksemad, et me arvestust peame haridusasutuse lõikes. Et siis ühel on kallim, teisel odavam, et saate seda tasaarveldust teha, et ehk siis kallimat käiku siis katta odavama arvelt. Või nagu ma enne ka mainisin, et kui üldse jääb raha üle, siis lihtsalt saate suunata mingiteks muudeks keskkonnahariduslikeks tegevusteks veel täiendavalt juurde. Aga eeldus on see, et kõik
õpigrupid, kõik klassid ikkagi käivad, kes oli plaanitud. Et kas kuskil on mõistete selgitustaotluse seisundite erinevate etappide kohta? Ma nüüd ei leidnud siit ka, et kas seda küsimust on täpsustatud, et kui nüüd mõeldud on seda, et kui teie esitate, siis on taotlusseisundis esitatud, siis me võtame menetlusse, siis me võtame ta vastavuskontrolli, kui on kõik korras, siis tuleb seisund vastavaks tunnistatud või mittevastav. Ja siis tuleb, edasi tuli vist seisund taotlus rahastusootel ja siis tuleb see, et kas ta on nüüd rahastatud või mitte rahastatud seisund. Et nende seisundite kohta tuleb teil ka teavitusi sinna postkasti, et ärge siis ära ehmatage, et äkki nüüd kohe midagi peab tegema, et me lihtsalt peame need sammud seal süsteemis läbi tegema. Ja muidu me ei saa kuskilt etapist järgmisesse liikuda. Lihtsalt siis teate, et kui on menetlusse võetud, siis tähendab, et spetsialist hakkas sellega juba tegelema. Sealt tavaliselt ta liigub kohe edasi vastavuskontrolli ja kui nüüd kontrolli käigus midagi on vaja täpsustada, siis üle küsida, parandada, siis selle kohta kindlasti me kirjutame teile selle projekti postkasti kaudu. Osalejate nimed, et kui poole aasta pealt keegi lahkub või tuleb juurde, et siin programmide puhul et see toetus ongi nii-öelda klassipõhine, et ta ei ole õpilasepõhine. Et ikka on selliseid muutusi, et mõni läheb, mõni tuleb, et lihtsalt aruandes näitate siis tegelikku arvu. Ja et kuna see on järgmiseks õppeaastaks, seda juba teate, et millised rühmad ja kuidas teil järgmine õppeaasta on. Et kui see aasta oli 1, aga järgmine õppeaasta on 2 eelkoolirühma, siis saategi nüüd küsida kahele rühmale. Kas ühele rühmale on lubatud 1 programm, et seda piirangut enam ei ole. Et täpselt niimoodi ongi, et koondarvestus käib kooli lasteaiapõhiselt ja kui tuleb selle raha eest rohkem kellelegi välja, siis hea meelega, võtke rohkem. Kui nüüd kevadel 1 ja sügisel teine, et siis et kui saate käia niimoodi, et a la sügisel toetus on ikkagi ühe rühma kohta 200, aga kui tuleb välja, et saate käia, et ühe käite sügisel ja teise kevadel. Ja et siis millal järgmist murakamärgist saab taotleda, sellele Marika ka ilusti vastas, et see on siis sügisel 15. september saab taotlusi esitada. Nii, Ivaka oleme juba puretanud ajast üle, et kas on praegult veel küsimusi tekkinud, et kindlasti kui nüüd hetkel ei ole või kohe pähe ei tule, aga hiljem tuleb, et siis kõigepealt vaadake neid kodulehel materjale, vaadake juhendeid ja kui ei leia oma küsimusele nendest vastust, siis loomulikult võib pöörduda ka projekti koordinaatori poole. Et kui te olete juba taotluse sisestamist alustanud, siis on mõistlik see küsimus saata sealt projekti postkasti kaudu. Aga enne seda, et meil on kodulehel ka kontaktid üleval iga selle meetme juures, et õppeprogrammide puhul on meil maakondade kaupa ära jagatud, et saate siis sealt otse küsida ka, kui vaja. Aga kui siis hetkel rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan väga kuulamast ja kaasamõtlemast ja nüüd on teil siis aega peaaegu nüüd natuke juba vähem kui 6 aega tajusid ragistada, panna need järgmise õppeaasta plaanid paika, need ilusti taotluseks ära vormistada ja tähtaeg sealt meile ära esitada. Nii et ma tänan ja ilusat kevade jätku. Aitäh, head aega!